tere tulemast vlogi. Meil on siin 13 ja reede, minu õnnepäev. Aga jah, täna meil on siis selline päev, et Herman tuleb täna koju ja homme on Melinda sünnipäev. Nii et ma ei tea, ma alustan siit jälle vlogimist, tuleb selline sünnipäevlog väike. Ja praegu siis, meil on kell juba 9:44, me oleme juba kella 6 üleval. Penelope on ära teinud esimese uinaku, Penelope on seal, mängib. Ja Melinda mul siin, ma hakkan kohe talle patsi tegema. Melinda vaatab multikat, teen talle patsi ja siis annan Penelopele süüa. Ja mingi hetk peaks Herman tulema, et siis ma loodan, et Herman saab täna minna Penelopega jalutama, saaks tööd teha natuke. Mul on siin nüüd peaaegu nädal aega natuke lappes tööasjad olnud, et saaks äkki vahepeal järje peale nende tööasjadega. Nii, ma olen siin praegu parasjagu köögitoimkonnas ja ma ostsin eile selliseid korvikesi. Ma mõtlesin, et teeks Melinda sünnipäeva puhul lihtsalt kartulisalatit ja paneks korvi sisse nagu niimoodi, mitte nagu natukene erilisem siis. Ja siis ma mõtlesin ka teha võib-olla mingit täidist nendele leivakorvikestele ja siis meil on nagunii neid Hispaania sinke, juuste, et need lauale panna, oliive on meil tohutu hulk. Nii et snäkke jagub, ma arvan, ja siis ega mis siin ikka nii väga palju rahvast ei ole, et ainult mõned inimesed. Aga jah, ma hakkan siis praegu kartulisalatit tegema, mul juba munad keevad, porgand keeb, kartulit ma pean tellima. Hakkan kohe vorsti hakkima ja sibulat ja õuna ja mina panen alati õuna ka kartulisalati sisse. Kas teie panete või mis on teie salanipp, kui teie kartulisalatit teete? Ma tean, et igal ühel on oma mingi väike nagu kikk seal juures, et anna teada, mis sina erilist lisad oma kartulisalatisse. Mira la boca, mira. Mis sa teed minudi suolatti? ¿Qué dice? Chao. Chao. Papá. Wow. Sí me señorita. ¿Qué ¿Qué tal? tal, mi amor? Ya se echaba de menos. Bien, cansado. ¿Cómo no Pues, voy a estar? tenemos ahora una buena comida. Ok. No puedo porque estoy yo. Sa oled nii paljus, su jõpen. Ei, tegelikult päris okei. Ma tulin esimese kord nagu sellise riidele. Kui armas, aitäh kallisele. Homme sul on sünnipäev. Ma ei tea seal cumpleaños. Nico llamó ayer para felicitar. Anda dentro de 2 días. Ahora. ¿Has visto qué ropa? Ponte de pie para que te vea. Ponte de pie. Hola, Mimi. Para que te conozca. Hola, yo soy... Mira qué cosas tiene. ¿Cómo te llamas? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mini me llamo. Minnie Mouse. ¡Qué guapa estás, Melissa! Mira, mamá. Oi, hola. I am also a Minnie Mouse. You look cute. Yeah, we all are cute. Mira, somos familia Minnie Mouse. Minnie Mouse family. Mira, qué guapa Penelope. Penélope. Tenemos que disfrazar. Ay, mira, Penélope, mírale. Soy chiquitita. Soy chiquitita. Soy chiquitita. Penélope. Uy. Oye. The Minnie Mouse is right now is the Perfect. yeah, perfect match. Yes. Hola, Minnie. Melinda. Hello. 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 What are you doing? Wow, what are you doing? Are you playing? I want to play. Yes. Yes. Nii, me pidime tegema mõned pildid. Pidime. Go to the... No nii, me nüüd liigume. Viiskasin just Hermanni ja Melinda ujumistrenni. Ajastasime niimoodi, et siis nemad lähevad ujumistrenni ja meie Penelopega sõidame Tallinnasse. Alguses pidi Herman minema Melindaga peale ujumistrenni Tallinnasse, aga otsustasime, et hoiame aega kokku. Nii et ma käin siis ise ära koos Penelopega ja ma loodan, et Penelope teeb nüüd
Kalamajas sellises kohas nagu Healthy Sweets by Polina. Võtsin sealt tordi, mis peaks olema nüüd laktoosivaba, gluteenivaba ja ilma lisatud suhkruteta mingisugune väga tervislik tordikene. Vaatame siis, mul on väike trauma eelmistest Melinda sünnipäevadest, kuidagi mul on kogu aeg olnud fail nende tortidega, aga no vaatab, kuidas siis seekord, et ma ei hakanud mingit hullult üle pingutama. Lihtsalt torti lasin peale kirjutada Melinda nime, aga siis pärast näitan ka teile, et jah, võtan selle ja siis liigun tagasi koju ja siis peaks juba olema nendel see ujumistrenn ka läbi, et siis ma saan nad Viimsist peale korjata ja siis sõidame koju, et peaks olema nagu üli super hästi planeeritud aeg meil praegu. Ja jah, aga jah, täna on siis Melinda sünnipäev, Melinda on 4-aastane nüüd, et ta sündis hommikul kell 5:23 vist, kui ma nüüd õigesti mäletan. Nii et ongi päriselt 4-aastane nüüd ja jah, suur tüdruk juba ja meil oli siis see aasta kuidagi siuke minni-teemaline, ta on Minni ja Miki fänn ja siis lahtis omale sünnipäevaks mingit maja või midagi. Siis ma tellisin Amazonist talle sellise Minni Pet Hotel ehk siis jah, ja seal on nagu nukukesed ja siis jah, ühesõnaga siuke suurem selline nagu mängumaja või mänguhotell selline ja siis veel mingi tüdrukute asjad ja siis vanaemalt vanaisalt sai ta igasugu kostüüme, kusjuures seal hulgas erinevad kostüümid sai ja siis seal hulgas oli Minni kleit ja Minni siis need kõrvakesed, et päris hea match, et ma ei olnud nagu enne kokku leppinud nendega midagi, et nad nagu täiesti tuli nagu juhuslikult Minni teemaline kõik, et jah, ühesõnaga nii ja ühesõnaga ma toon selle tordi ära ja siis koju jõuame, siis juba peab hakkama valmistama, et väikest snäkilauda, ma tegin kartulisalatit panen siin korvikese, ühesõnaga ma pärast näitan, kui jõuame ja näitan torti ja siis tulevad juba külalised umbes kella 2 paiku, et meil väga palju külalisi ei tule, tulevad ainult vanema vanaisa ja siis üks sugulane ka ja kahjuks mul sõbranna, kellel on Melinda üks sõber on praegu Vietnamis ja jah, nagu ei olegi, lapsi ei olegi kahjuks, aga mis teha, et tähistada saame ikka. Nii, sain selle tordi kätte. Mul on kõht nii tühi, kell on juba 11:55, ma võtsin omale juusturulli ja sidruni ekleeri ka, mille ma nüüd kohe nahka pistan. Proovime seda juustu, see näeb välja selline. Et kõik peaks olema gluteenivabad vist ja siuksed tervislikud. Pole viga. Aga nii tobe oli sinna minna, et sinna ei saanudki autoga ligi. Ma pidin kärutama sinna, mul ei ole Penelope pannud niimoodi riidesse, et ma kärutada, et sa saaks temaga, aga õnneks on soe, päike paistab, 12 kraadi näitab. Et vast ei ole hullu. Aga jah, natuke oli ebamugav tuua seda. Ma ei saanud seda torti nagu kätte võtta, et siis pidin panema Penelope jalgade peale. Proovime ekleeriga ära. Ekleer on Mooni sidruni. Nii ma kirjutan kohe Armanile, et me hakkame liikuma. Ja võtan nad peale. Nii Penelope. Sina saad mängida. See vist enam nii oleme kodus, vaatame siis selle tordikese ära. Vaatame, vaata. Tasakesi. Selline. Ta on masika. Oota veel ei võta, me ei hakka veel sööma. Siuke kõrge on ta. No.
Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Puhu nüüd. Ühe korraga pead puhuma. Kõik, tugev. Venga, fuerte. nii, meil on nüüd see sünnipäeva tähistamine hakkab nüüd lõpule jõudma ja meil on, kell ongi juba 7 läbi 5 minutit, ma teen siin Penelopele vanni, siis mõtlesin, et proovin olla see vlog natukene tublim ja siis öelda siin õhtul ka siis nagu paar sõna, mitte ainult hommikul. Päeval oli suur sigimine-sagimine, et see ujumistrenn ja siis tordi toomine. Tort oli kusjuures väga huvitav, ei olnudki magus, ta oli küll magus, aga mitte nii magus, et Hermanile väga meeldis ja ma ei tea, oli natuke nagu sihuke, peab harjuma, aga oli tegelikult hästi mõnus kreemine, mahlane, aga ja oli tunda, et ta oli sihuke alternatiivne kook, aga kook nägi välja väga ilus. Melinda sai küünlad seal peal puhuda, et nagu te nägite eelmistest klippidest, et jah. Aga Penelope magas mu täna nagu 3 ülilühikest und, et ta on nüüd siin suht tubli olnud, et õhtuni välja, jonnis küll päris palju, aga ta on siin õhtuni vastu pidanud, et nüüd panen ta suts varem siis ööunne. Praegu vannis ta mõnuleb, aga et siis selline päev, kahjuks Melindal nagu mingid sõpru ei olnudki täna külas, et ainult suured inimesed. Et jah, niimoodi see päev siis täna läks. Vaatame, mis meil siis järgmised päevad toovad. Tere hommikust. Mis päev täna on? Täna on teisipäev 17. 17. märts. Ja kell on juba 8:32, meil on siin äratused tavaliselt mingi enne 6, mingi 50 midagi, 5:50 midagi. Ja ütleme siis kell 6 on äratused. Ja siis tavaliselt Penelope lähebki veel kell 8 läheb esimesse uinakusse siis. Ja praegu ta siis ongi seal ja ma siis teen oma näo korda ja ma mõtlesin, ma räägin natuke teiega, et mul siin väga palju asju ei ole juhtunud nüüd, et mis minul huvitavat juhtub on see, et ma teen tööd, panen lapsi magama ja tellin pakke ja pakid saabuvad. Nii et siis mul ongi tegelikult üks pakk saabunud. Pakk saabus pakiautomaati ja see on vaja sealt ära tuua. Ja siis on mul mitu pakki on teel ka. Lindeksi pakk on mul teel, siis on üks demo mingi pakk. Siis on üks About You pakk jälle. Ja siis on mäletan. Tellisin lastele kiige. See peaks nüüd jõudma see nädal, et vanemad lubasid, mu isa lubas selle kokku panna. Et siis lapsed saavad kiikuda uues ja Liumägi ka. Ja siis on mööbli tellisime, sellest ma olen juba mitu korda jahunud. Et see saab valmis aprilli lõpus. Ja siis on üks suurem ost vaja nüüd teha see muru robot. Nüüd on lihtsalt suur küsimärk, milline, sest mul kui selle toarobotiga mul oli suht nagu peaasi, et lihtsalt töötab ja teeb oma töö ära, siis õues ma küll tunnen, et seal peab olema midagi kvaliteetset. Et seal nagu ei saa järeleandmisi teha, sest karm kliima ja ta peab seal uhama ikka päris palju, et meil on seda murupinda päris palju. Ja ma tahan, et oleks aastateks. Et oleks kvaliteetne asi. Ja ta teeks kvaliteetset tööd ka, sest mulle ei meeldi üldse, kui on muru sees mingid pikad karvad. Ühesõnaga, minu jaoks on väga oluline, kuidas muru on niidetud. Ja mul selle käsitsi niitmisega on ka see teema, et ma tegelikult tahaks ise niita, aga Herman ei lase,
sest ma tunnen, et ma niidan paremini kui tema. Et tulemus jääb ilusam. Aga las see jääda sinna. Igal juhul kasutan praegu seda Tirdiri kreemi. Ja see mul lihtsalt siin allkorrusel olemas. Ja siis ma mõtlesin, mul on vaja endal ka üks pakk panna teele, siis tööasju, mul veel see uus töö võimalus, mis mul tekkis, see veel ei ole käima hakanud. Ma arvan, see hakkab aprillis. Ma ei ole veel allkirjastanud midagi, aga me oleme käed nii-öelda löönud. Arvatavasti ma hakkan aprillis, see mulle sobib ka paremini, sellepärast, et mul assistent on puhkusel. Siin nüüd tänasest alates on nii üle nädala oli vist puhkusel, ja lisaks Herman on ära praegu, et siis mul on nagu mugavam, kui Herman on tagasi, et siis mul on rohkem neid abikäsi. Aga siis ma vist hakkan natukene tihedamini Tallinnas käima. Et jah, nii. Ühesõnaga, mul on vaja siis nende pakkidega täna tegeleda, siis on midagi oli veel, mis ma teha tahtsin. Kevad on ju, et ma ei tea, mul on täna mingi eriline süsteem kreemi panemiseks. Igal juhul täna peaks hakkama mõtlema ka, kas täna või lähiajal ma pean mõtlema hakkama, mis ma siin, mul on vaja maad tegelikult ka läbi kaevata. Ma ei tea, kas maa on juba pehme ja sulanud. Kas ma saaks kartulimaad kaevata ja tegelikult mul on vaja selle kompostiga midagi teha. Mul on see kompostikast on täiesti ära lagunenud, gaas on pealt ära lennanud ja küljed on ka nii ausõna peal koos. Et selle kompostikastiga ma pean midagi tegema. Ma loodan, et seal on mul juba midagi tekkinud, et ma saaks seda kasutada, seda mulda. Ma pean uue kompostikastiga endale sebima. Ja siis siin muru sees on meil augud rohkem vajunud. Äkki ma täidan neid ka, mul on seal mingi mulla hunnik. Äkki ma saan kasutada. Ja võimalik, et mul on vaja mulda jälle tellida. Et ma arvan, et mul on nii suures, tähendab, mul on nagu piisav kogus mulda vaja. Et kottide viisi tellides oleks äkki liiga kallis. Et peaks tellima äkki lahtist mulda. Aga väiksema kogus eelmine aasta tellisin vist 8 tonni. Äkki nüüd telliks mingi 4 või isegi 3 tonni. Eks vaatab. Aga jah, ja lillepeenraga on mul ka vaja mingi plaan välja mõelda. Mul jäid mõned asjad eelmine sügislohakile, sest mul lihtsalt olid prioriteedid Penelopel. Ja mul jäid aias mõned asjad täiesti tegemata. Ja võimalik, et mul selle tõttu nüüd kannatab see aasta, et näiteks ma ei katnud roose talveks, aga samas oli paks lumekiht, et äkki see päästis. Praegu tundub, et nad on nagu elus, aga vaatab. Siis on vaja tegeleda õunapuuga. Sellest ma vist mainisin juba ja vaja on veel tegeleda ka selle lillepeenraga, mis mul siin on, kus ma olen ühest otsast alustanud rooside istutamist ja siis mul on pool peenrast on tühi põhimõtteliselt, sest ma panin daaliaid sinna ja mul ei tulnudki eriti daaliaid. Ja see aasta nüüd ei ole mul seal mitte midagi praktiliselt, nii et ma saan selle ka täis panna roose. Nii et mul tuleb siis sebida mingeid roose ja ma ei ole maha mõtnud ikka seda valge roniroosi mõtet, et ma tahan valget roniroosi, mis lõhnab hästi, siis peaks olema üks iceberg, mingisugune iceberg oli. Et ma üritan seda leida. Et ma ei tea, tulid enam-vähem need kulmud. Ja eks näis, kuidas mul selle aiapidamisega nüüd see aasta läheb laste kõrvalt. Et
jah. Sest noh, eelmine aasta mul oli vist lihtsam, sellepärast et mul oli täiesti uus muld seal. Ja sinna kasti ei olnud veel neid umbrohtusid tekkinud nii palju. Ma vahepeal käisin nokkimas, aga sügiseks oli juba igast staffi täis, ma ju enam ei nokkinud seal sügisel. Ja ma arvan, et mul on sellega nüüd ma pean need kastid ka läbi kaevama. Ja äkki sinna mingid väetise moodi asja sisse panema. Hobuse sõnnikut või midagi. Ühesõnaga, mul on tegemist. Ja ema tegi mulle sügisel ka kartulipeenra natuke suuremaks. Ja ta tegi mulle ka teise maasikapeenra. Ainuke häda on selles, et ta ei jätnud mul piisavat vahe teise peenraga. Nii et ma ei mahu sinna vahele sellega. Muruniidukiga, ma arvan, robot ka ei mahu. Nii et ma ei tea, mis mu ema mõtles, et ta nii lähedale pani. Et ma ei saa seda niita seal vahepeal. Äkki ma mõtlen mingi asja välja, et ma liigutan seda peenart niimoodi, et see vahe oleks piisavalt lai, et sealt saaks robot läbi. Ja natuke tubedasti läks, jah. Ja vaarikad. Ma vaatasin, et midagi seal on. Ma ei tea, eks näis. Mul on ikka tunne, et siia üldse ei sobi vaarikad. Või see koht, kus mul need vaarikad on, ma pean täiesti ümber istutama vist täiesti teise kohta. No nad üldse ei kasva seal. Üldse nad ei edene seal, jah. Vaadates, millised on emal need samad vaarikad. Nad on nagu mingid 2-meetrised ja vohavad nagu umbroi. Nii, ma olen siis valmis päevaga alustama. Ma ei ole isegi kohvi endale teinud, lähengi teine endale nüüd kohe kohvi. Nii, me oleme nüüd jõudnud jalutustiirule, ma kuulen. Mingid linnud räuskavad. Jõudsime jalutustiirule ja täna oleme natuke varajasemad. Jõudsime kell 12 õue, tavaliselt on nagu kella 1. Aga enam venitada ei saanud, kuigi ma üritan tavaliselt venitada. Et oleks enam-vähem uinakut samal ajal iga päevaga. Praegu on nagu tunnine nihe umbes. Igal juhul, ma ei tea, kuidas see juhtus, et tunnine nihe. Sest hommikul ärkasime nagu tavaliselt. Kus ma panin ta esimesse uinakusse suhtes varem. Igal juhul teeme tiiru. Ja siis ma proovin siis... ma mõtlesin, ma jalutan täna Viimsi poole. Tavaliselt ma olen nagu teisele poole jalutanud, aga proovin täna Viimsi poole, vaatan kaugel ma jõuan. Et lumega ma jalutasin, siis ma olin aeglasem, aga nüüd, kui lund ei ole, siis ma olen kiirem, et huvitav. Kaugele ma jõuan, ma proovin tund aega sinna ja tund aega tagasi jalutada. Ja vaatame, võib-olla vähem, võib-olla 45 minutit. No vaatame. Nii, ma olen nüüd autos. Jalutuskäigu tegime ära ja nüüd ma olen teel Viimsisse. Võtame välja siis selle paki ja panen ühe paki ka siis, et posti TPD ongi mul esimene peatus. Panen TPD pakiautomaat ühe paki ja siis sõidan üle tee teise poodi, sealt võtan paki välja ja käin ühtlasi juba toidupoes ka ära. Panen sularaha sisse ja vist äkki hüppan korra Pepkost ka läbi, et Penelopele oleks vaja neid hõlmikpodisid, et seal on nii odavad need ja need lähevad suht kiiresti mustaks, sest ta meil juba sööb seda lisatoitu ja siis alati läheb midagi kuskile peale ja tihtipeale mingid need plekid ei tule välja ka pesus, nii et mul ei ole siis kahju neid ka ära visata, need Pepko omad on lihtsalt nii odavad. Vot. Ja lubasin ka Melindale midagi osta, et äkki ma ostan talle mingi värviraamatu, vaatan sealt Deliisi poest. Sa panid, kas sa panid see suhu? Ei pannud? Ma koorisin ära. Või õigemini ma leidsin ilma kooreta siit. Sööme pähkleid ja värvime. Penelope teeb viimast uinakut. Kell on kuskil, kohe saab 6.
Panen siia või? Siia pane kohe. Kus sa lähed? Emme prillid, jah? Selline nunnu on seal. Nii armas. Kohe hakkame mämmima. Ja. Kohe hakkame mämmima. Sa oled nii armas. Ma armastan sind. Nii ilus oled. Oi. Meil on täna perearsti vastuvõtt ja mul ei olnud meeles, mis kell see oli. Head päev oli meeles, aga mul oli nagu meeles, et kell 11, aga ma olin endale kirjutanud telefonisse perearsti vastuvõtt kell 12 ja siis samal ajal olen pannud seal reminderi kell 11 ja siis ma olin nagu täiesti segaduses, mis kell ma panin. Ja ma helistan sinna perearsti liinile või perearstile kabinetti ja ma ei saa kätte. Ja nüüd 20 minutit enne kella 11 helistab perearst tagasi, et ma olen helistanud. Perearst helistab, et ma olen helistanud, et küsisime, mis kell oli täpsemalt. Kell 11, nii et panin praegu, Penelope mul magas alles. Ma panin põhimõtteliselt, 15 minutiga panime neid kõiki valmis ja oleme teel nüüd. Ja hilineme 10 minutit, aga perearst ütles, et on okei. Nad ootavad ära. Nii et me lähme perearsti vastuvõtule praegu. See oli nagu elukiire valmis panek, arvestades, et laps magas. Ma äratasin ta üles, tšuh-tšuh. Ja sain tulema. Nii et lähme perearsti vastuvõtule. Tere hommikust! Ma ei ole jälle pikalt võtnud kaamera kätte, aga täna on siis 21 juba. Täna on laupäev ja ma olen must. Igal juhul tegelesin just praegu siin tatrapudruga. Ma proovin Penelopele täna tatrapudru anda, püreestasin just seda. Ja siis vaatab, proovin talle seda anda. Jube tüütu on nende püreedega jamada. Ma vist hakkan talle näputöitu andma parem. Kuigi ma tellisin päris suure karbi sealt Babycoolist külmutatud erinevaid, nagu neid kuubikuid ka, aga need üldse ei lähe talle, need püreed. Ma ei mäleta, kas Melindaga oli ka sama asi, nii tüütu, et see kõik läheb igale poole mujal, aga mitte suhu. Igatahes jah, ja siis täna mul on paki jälle oodata, üks About You'st, Ralph Laureni asjad. Ma vaatasin otsa Ralph Laureni lehelt, oli natuke kallim kui About You's, oli odavam. Ja siis ootan jälle pakki ühesõnaga ja ma ei tea, mul on selle Omnivaga probleemid kogu aeg. Nüüd jälle Omniva eile tegelikult pidi pakk tulema, Omniva kuller helistas ja täpselt, ma jõudsin nii viimasel minutil, et ma ei võtsin vastu, siis kuller just pani ära. Tagasi helistada enam ei saanud. Ja siis mõtlesin, okei, ma panen äpist siis, et kui ta homme uuesti proovib, et ta paneks mul ukse taha, et kui ma ei jõua jälle vastu võtta. Sest vahest ma panen Penelopet magama, ma ei saa võtta vastu. Et pangu ukse taha, et seal sai äpis valida seda. Et mul oli siuke karvane tunne, et mul eelmine kord see ümbersuunamine ka ei töötanud äpi kaudu, siis ma helistasin sinna esindusse või tähendab klienditoesse, et kas te näete, et kas mul on märgitud, et on ukse taha pandud ja siis nad ütlesid, et ei ole näha. Aga et nad siis ütlevad kullerile edasi, kuna ma näen, et kuller on jälle pakiga teel. Ühesõnaga ei olnud. Ühesõnaga see äpp on nii mõttetu sellel Omnival, et ma ei tea. Ja siis lisaks, kuna on vaja nii teha toidupoja ostud täna, siis ma mõtlesin, et ma lähen võtan ka pakid, mis mul on Omniva pakiautomaati kogunenud. Mul on seal vist mingi 4
4 või 3 pakki on vaja välja võtta ja mul tuli sõnum, et see pakiautomaat, kus mul need pakid seal ootavad, ei tööta, nii et ma ei saa pakke ka kätte. Nii et ma ei teagi, ma nüüd natukene ootan, et kas poodi on igatahes vaja minna, sest kõik on otsas. Ma ei teagi, et ma ei tea, ma annan lapsele selle tatra pudru ja vaatan, mis ma siis teen, et kas ma tellin siis Woltiga või Boltiga omale toidu ja siis lähen nendele pakkidele teine päev järgi. No vaatame. Tere sõbrad, on kevad, on 22. märts ja just läksin õuetiirule Penelopega. Herman on endiselt Viinis ja just astusin välja uksest, aga nii mõnus suvised ilmad, või mis suvised, kevadised ilmad on. Ja eile ma proovisin natukene maad kaevata, et mul vaja seal seda eelmise aasta niidetud muru natuke mulla sisse kaevata. Aga maa on ikka külmunud veel, et tuli veel, jäätükke tuli veel ja kohad ei läinud isegi nagu maasse hark. Aga liigun ja me läheme siis selle nädala neljapäeval, siis Herman tuleb Eestisse, lendab Eestisse ja kohe sõidab taksoga koju. Põhimõtteliselt vahetab lihtsalt kohvri sisu või koti sisu ja paneme otse Soome laeva peale. Nii et ma arvan, et ma teen nagu see Soome reisi eraldi blogina, et ma ei hakka siin kokku panema. Ma arvan, et materjale tuleb liiga palju. Et jah, et ma olengi siin nüüd, mul tuleb ju 3 inimese asjad nüüd pakkida. Kui enne oli see, et ma pidin enda asjad pakkima ja Melinda asjad pakkima, siis nüüd ma pean 3 inimese asjad pakkima. Ma täna proovisin enda asjad juba riidel läbi mõelda, et kui on vaja midagi pesta ja nii edasi. Aga pesta enda asju ei olegi vaja õnneks, et panin juba enda asjad kõik valmis ära. Ma pean ainult kotti panema. Aga nagu valisin välja, et mis ma võtan. Ja siis ainuke jama on see, et mul ei ole Penelopel nii palju riideid, et ma saaks nagu tema asju juba ära pakkida. Ma pean tema asju pesema veel eelviimasel päeval ja siis need pakkima, et ja kuna ta praegu sööb mul lisatoitu, ta sööb, kusjuures nüüd viimased paar päeva on hakanud ilusti sööma. Vahepeal ma olin juba ahastusest, ta ei teinud üldse suud lahti. Et nüüd ta teeb suu lahti, noh, pool tuleb sealt välja, aga vähemalt ta teeb suu lahti. Ja tegelikult tal on nagu huvi süüa. Ma hakkasime koos nagu, ma hakkasin teda panema laua äärde just siis, kui meie ka sööme. Et siis nagu tundus, ma ei tea, kas see nüüd aitas või noh, igatahes praegu nagu tundub, et ta tahab enda lisatoitu. Igal juhul, jah, ta on juba päris palju asju saanud proovida. Et ma nüüd siis pean kaasa ka võtma. Nüüd on nagu see jama, et kui on ainult rinnapiimal, siis on nii lihtne. Aga lisatoiduga peab hakkama midagi jaurama, eriti kui sa tahad nagu mingi ökosmäkku puhteid asju anda. Mitte kondentseeritud asju või neid pagendatud asju. Aga noh, mis teha. Eks peab ikkagi seda poetoitu vaatama. Aga jah, ühesõnaga praegu siis proovin siin, homme proovin Melinda asjad ära pakkida ja kolmapäeval siis Penelope asjad ära pakkida. Nii et neljapäeval väga palju ei oleks panitsemist. Et meil on nagu see teema ka, et ma pean selle Penelope käru nagu autos muutuma pagassi ja meil on nagu inimesi rohkem ja samas et siis ruumil jällegi nagu asjade jaoks vähem. Ma seda reisikäru veel ei tahaks võtta, kuna Penelope ei istu mul ilusti ja reisikäruga on veel see teema, et noh, kuna Penelope sõidab ikkagi turvatoolis või selles turvahellis, siis seda on laeva peal nii mugav nagu autos tõsta sinna autosse raami peale ja minna laeva peale. Et sellepärast ma tahaks ikkagi võtta seda Cybexit kaasa, mitte seda Easy Walkerit.
et noh, näiteks kui ta jääb mul autos magama või midagi, et ma ei tea, nende unedega läheb meil lappama vist. Et kui ta siis nagu magab, et ma ei pea teda üles äratama ja ümber tõstma hakkama, et ma saan lihtsalt selle hälliga teda nagu ümber tõsta. Et see on nagu hea ja mugav. Et ja ainult selle turvahälliga ka nagu ei saa, sest seal Soomes on ilmselt vaja teda uues magama panna. Et siis on vaja ikkagi seda istumisosa. Aga noh, selle istumisosa saab suht pikali lasta, et ma mäletan, kas selle Cybeksi omal sai või? Vist sai ikka. Mäletan. Ja sai vist küll. Ühesõnaga. Ja, nii on. Peab hästi läbi võtma need asjad. No ja siis kodutee. Ma teen tal niimoodi lahti tavaliselt, et ta saab siin natuke ringi vaadata. Sest ta ei ole ju praktiliselt õues käinudki. Noh, üks päev me käisime niisama istumas õues. Aga ta ju praktiliselt ei ole üldse õues käinud, et ta on ainult kuueks selle hällikorvis olnud ja see kaar on nii kinni, et ta ei ole üldse taevastki näinud või ette. Anja Penelope. Ise oled armas. Hambaid sul ei ole ikka veel ja. Siin meil on vesiroti pesa olnud. Aga meil on siin mõned krookused. Kõiki krookuseid ei olegi ära söödud. Hommikul kohe saime alarmi, et meil on droonid, või tähendab drooni hoiatus oli kohe hommikul. Ma olin nagu, what? Aga jah, selles mõttes jah, et see alarm, esimene alarm, mis tuli, et see oli terve Eesti nagu, siis ma mõtlesin nagu, ma vaatasin, kus kohas see sadam on, kus oli see sõjategevus toimunud või see droonide rünnak Venemaal, et see oli jah lähedal nagu sellele Narvale või noh, sellele idapiirile, Eesti idapiirile, et jah, aga terve Eesti sai hoiatuse, nagu mõtlesin, okei. Aga siis hiljem saadeti teine alarm, et täpsustati, mis piirkond Eestis siis on nagu ohutsoonis, aga jah, noh, Eesti on samas väike ka, et võib-olla mis selle drooni ju siin nüüd siia Kesk-Eestissegi jõuda on. Aga ühesõnaga, täna siis on siuke päev, et Penelope mul magab, ma pean mingi hetk tegema, kell 11 peaks mul tulema üks kõne, töökõne. Praegu siin joon oma esimest kohvi, arvatavasti lõuna ajal ma teen nüüd teise kohvi. Ma nüüd olen hakanud jooma kohvi 2 korda päevas. Lihtsalt, muidu ma olen teinud suure kohvi hommikul, aga ma vaatan, et mul sobib paremini teha pool hommikul ja pool lõunal. Et jah. Muide, mul olid siin, Herman sai mingid roosid, ühe valge roosi sai, lõikeroosi sai kontserdil, siis kui tal oli see kontserdituur ja ta hakkas ajama seda idu. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin, äkki mul õnnestub siit edasi oma taim saada, et ma panin ta praegu vette niimoodi, et aga mingi hetk vist võiks ta mulda pista. No ma proovin, ma midagi guugeldan veel, et kuidas seda täpselt teha. See on üks valge roos oli, ilus roos oli, hästi kaua seisis. Vaasis. Nagu mitu nädalat oli ilus. Et, ja ma suht lõikasin, kui ma avastasin selle lehe sealt, mis ta on ajama hakanud, ta on 2 kohast ajama hakanud. Et siis alles avastasin, siis ma hakkasin guugeldama, siis seal soovitati ära lõigata see õis, nii et ma suht veel lõikasin ilusa õie otsast ära. Nii et, aga ma loodan, et midagi sealt tuleb. Ja meil on akna taga on krookused. Et ema pani mulle siin terve siia muruplatsi peale istutas krookuseid ja siin on nüüd näha. 4 tükki on juba õitsema hakanud. Aga siin on veel näha tulemas. Siit paistab ja igalt poolt tegelikult paistab. Ja siin on siis näha meil need rotipesad. Meil on hästi palju rotipesasid või neid käikusid. On näha, et nad on nagu tekitanud sellised nagu pesamoodi kohad. Et neid on hästi palju meil muru sees. Ma ei tea, kas see muru ka kahjustab. Igal juhul jama. Neid on ikka jõhkrad palju, on neid käikusid. Eks talv oli soodne nende jaoks. Nad said lume all teha oma pesa. No võt. Aga plaan on siis täna selline, et kuna mul ei õnnestunud Penelopele ikkagi seda dokumenti saada õigeaegselt,
et me siis ei lähe. Kahjuks ma tegelikult juba pakkisin enda asjad ära ja Penelope asjad. Aga kuna Penelope reisidokumenti ikkagi ei ole, siis mul ei õnnestunud teha pilti, mis sobib, et mul lükati tagasi see taotlus ja uut pilti tegema ja saatma hakata, siis nüüd enam ei jõua. Ja kiirkorras tegemine maksis 250 €, et enam ei jõuaks nagunii, ma arvan. Igal juhul me siis jääme Penelopega koju ja Herman läheb isa ja Melindaga siis Soome. Nii et pakime Melinda koti ja enda asjad pean ilmselt lahti pakkima ja Penelope asjad ja ma arvan, et täna ongi see põhiline. Aga jah, siis see töökõne ka veel. Ja siis põhimõtteliselt jah, see ongi, ma arvan, tänane põhitegevus, ega siin väga suuri asju ei saagi niimoodi ette võtta. Ja ilm on meil täna selline rahulik. Ei, mitte rahulik, tuuline on paistab ja siis pilves on, ma ei tea, päeva peale, kas päike tuleb. Ei, meil on käes siis see päev, kui Soome reis algas. Ja nagu te näete, mina olen kodus ja ma olen siin Penelopega. Lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt ei jõudnudki Penelopele seda reisidokumenti. Põhimõtteliselt me ei saanud seda nagu tehtud. Ja ilma reisidokumendita reisida ei saa, nii et Penelope siis üksi koju ka jääda ei saanud, nii et mina jäin temaga koju ja Herman ja vanaisa Li ja siis Melinda läksid. Ja nad on juba ootavad laeva peale minemist. Nii et ma palusin, äkki Herman teeb ka natukene vlogi seal. Nii et saab siia äkki postitada ka ikkagi Soome vlogi ka. Et jah. Nii et mina jäin siis jah koju, et ma arvan, et siit tuleb, ma praegu tõmban sellele vlogile otsad kokku, sest ma vaatan, et see pikkus on juba päris suur. Aga ma alustan homme uut vlogimist, nii et vlogin siis oma päeva ja sellist, jah, ühesõnaga tõmban siit otsad kokku. Et ja kui sa veel ei subscribe'i, palun subscribe'i meie kanalit. See annab meile palju moti juurde ja eriti veel nagu sellises kiires elutempos. Ma püüan siin on ja 2 lapsega tegutseda, mul õnneks on abilised, aga ikkagi suht päevad lähevad nii kiiresti ja uskumatu jah. Et kui ma arvasin, et mul on 1 lapsega nagu nii palju tegemist, siis need, kellel on 2 või rohkem lapsi, väikseid lapsi, et siis see on ikka palju kreisim. Ühesõnaga jah, ma enne hädaldasin 1 lapsega, et mul on keeruline, aga saab minna veel keerulisemaks. Aga kõik on tehtav ja pluss veel ma olen nii selline inimene ka, kes lihtsalt tekitab endale kogu aeg mingit tööd juurde, nii et mul on aed, mul on suht suur kodu tegelikult, selles mõttes, et ikkagi 4 sunroom'i, mida korras hoida, puhtana hoida on üks suht raske minu meelest. Ja siis suur aed, siis mul on lapsed, siis mul on firma, siis mul on veel nüüd uus töökoht ja ise tahaks ilus olla ja puhanud olla, aga kõik ei saa. Ühesõnaga, jah, ma ei tea, mida ma nüüd siin hakkasin seletama ja mida ma öelda tahtsin, ma ei teagi. Ühesõnaga, jah. Näeme järgmises vlogis.